Tervitused kõigile tennisesõpradele. Matšpalli podcasti 62. episood peaks meil olema, kui minu arvutused paika peavad. Mina olen saatejuht Gunnar Leheste. Täna on meil stuudio rahvast täis. Minu paremal käel kaassaatejuht Riho Kallus. Tervist! Üle laua diagonaalis paremale Mihhail Lehtmets. Tere! Ja meil on olnud siin igasuguseid saateid, on käinud noori, on käinud vanu, mehi, naisi, igasuguseid. Aga ma arvan, et sellist pidu ja pillerkaart pole meil siin stuudios varem olnud. Meil on suur rõõm ja au tervitada stuudios täna 80. juubelit pidav Toomas Leius. Tere päevast! Hommikust õigemini. No peab küsima sellise klassikalise spordireporteri küsimuse. Toomas, mis tunne täna on? Ei midagi erilist. Nagu öeldakse, finaalipäev ja põhiline on, et tööpäev hommikul varakult algas juba ja õhtul loodame, et lõpeb ka õnnelikult. Ma mõtlen Eesti tennise jaoks. Kas telefon on juba hommikust saati punane? Midagi on olnud, aga ma ei ole puutunud ausalt öeldes. Paar kõnet ma tean, kes on alati esimestena õnnitlenud mind sünnipäeva puhul ja need tulid ära, nii ma võtsin vastu, aga teisi ma ei ole jõudnud veel kõiki vaadata. No, ma olen kuulnud kuskilt, Toomas, et suurest tähistamisest ja peost sa keeldusid. Sulle pandi kinni lausa linnahall, catering oli tellitud, punane vaip lahti ruljutud, aga ütlesid, et ei soovi. Kas sa lõõbid või? Ei, see on vastab teada, jah. Tahad teha vaikselt? Jaa, me istame täna oma perega koos lihtsalt ja ma ei ole isegi mu sugulastega peaaegu üldse kohtunud. Kuna mul on vastu näidustatud vaktsineerimine, siis on parem muiduda igasugustest kontaktidest. Aga selles seltskonnas, nagu me praegu siin oleme, me oleme peaaegu iga päev koos olnud. Rihoga muidugi. Ma maalin kuulajatele ka vahepeal pildi, milline meil täna see stuudio välja näeb. Meil on Riho valmistas meile oma näpukestega. Abikaasa valmistas. Abikaasa näpukestega heeringa võileivad või need kilu. Heeringa võileivad, jah. Ja valasin siin köögist meestele ka kohvi. Anname ka väiksed meened üle. Toomas, me ei saa sind tühja kättega siit ära lasta. Aitäh. Kommikarp. Aitäh. Ja ma lubasin sulle eelmisest korrast ka ajalehe. Lubasid. Võib-olla tutvustan natukene kuulajatele ka, et kohtusin Tokyo olümpial siis sellise legendaarse tenniseajakirjaniku nagu Ubaldo Scagnataga, kes on siis Ubi tennise peatoimetaja ja oli siis 60-ndatel ühel Toomase matšil Firenzes pallipoiss. Ma arvan, et see oli Palermos. Palermos võis olla, jah? Jaa, ma mäletan, sündis tütar just samal päeval. Ka Palermo, ma loodan ikka. Meil oli päris... Siin on Firenze. Firenze. Jah. Seal on Firenze. Siis oli see järelikult, jah, siis oli see Davis karika matš 62. aastal Itaalia vastu. See oli esimene aasta, kui me mängisime üldse Davis karikat. Ma ei ole lugenud seda, sellepärast mõningad laused ainult, mis on nagu lühendatud tulnud, ma ei ole seda, sa lubasid, aga ma ei ole siiamaani saanud, nüüd praegu sain, eks mul on läbi. Siis, aga ta oli, vaatas kõrvuti, Palermo finaali, selge, Palermo finaali. Ja, Palermo finaalis istus ta Kontaveidi isa kõrval. Aga ma mängisin just, Palermo, ma ei mäleta, kas ma võitsin seda turniiri, väga võimalik, et võitsin, ma ei ole seda neid turniiri võit üksjagu oli, aga kõik ei ole meeles. No sel turniiril seesama meesterahvas ise on ka mänginud, sellepärast ta sinna üldse kutsuti, et see on niivõrd legendaarne kuju on, aga ärme vast sellesse artiklisse kinni jää. Ja. Toomas, me kõik tahaksime teada, mis on sinu pikaealisuse saladus? Oled sa mõelnud selle peale? Ei ole ausalt üles mõelnud, nagu nii detailselt. Pikalt on nii kaua elanud olen. Jah, see arvestas sellega, et mul 14 aastat tagasi, 13 aastat tagasi avastati vähk ja oli nagu minemise peal mingisugune umbes kuskil 3%. See on kõik subjektiivne, nii nagu sundimatute vigade arvutamine või fikseerimine tennises. Aga nii, et sellest momendist võttes muidugi on.
on olnud õnn nüüd elada üksjagu. Aga mida sa teed, on sul mingi rituaal, pits konjakit borsisupi alla või kuidas? No see ei ole nagu ei ole telefoni, see ei ole nagu... Ei no kõik saladused tuleb ikka välja. Ei no võin öelda, et kõige tundumaid vene onkolooge soovitas võtta iga päev kerge viina. Täpselt samuti nagu Brežnevi arst ka televiisoris 50, no mitte palju rohkem. Ja ta ütles, et ärge muutke oma nagu neid harjumusi, sellest igapäevaseid. Ja muidugi ma pean regulaarselt võtma verelahjendit, marevaani. See igapäev seda täita ei ole alati kõige lihtsam, sest sageli ja mitte samal ühel ajal, aga no ma iga päev võtan isegi täna hommikul. Pluss veel siis ühesõnaga vähivastast, et mul püsiksid need vastavad näidud teatud piirides. No igapäevane liikumine ka ju, satud ju iga päev ikkagi tennisalli. Peaks ei satu praegu, eriti pandeemia aeg, no just, sellepärast, et peaaegu 1,5 kuud ma praktiliselt ei käinud peaaegu toast väljaski. Toomas, kas tennise kommenteerimine pikendab eluiga või lühendab? No praegu on elu läinud päris huvitavaks selles mõttes, et oled nagu tennise sees. Üks asi on, kas sa vaatad kodus või ütleme, vaatad kodus seda mängu, siis tahtmatult tegeled, vaatad teistelt programmidelt mänge ja leiad endale huvitava mängu, mida vaadata. Aga kui sa kommenteerid, siis sa oled sellesse ühesse mängu süvenenud, saad täieliku ülevaate sellest mängust ja või üks asi on vaadata, ütleme sealt teatud ühe seti või vaadata mõned game'id ja enam on teatud moment on mul juba mängust selge pilt, et millega see asi lõpeb, et see asi on juba otsustatud, sest ta ei ole enam niivõrd huvitav vaata, aga kui sa kommenteerid, siis sa tahtnud pead ju olema selle mängu, jälgima tervet seda mängu. See on suur erinevus. Toomase ja tennise kommenteerimisega meenub mulle selline seik umbes 10 aasta tagusest ajast, kui ma ise esimest korda Delfi TV-s tennis kommenteerisin, see oli mingi ITF-i turniir Tondil, ma ei mäletagi täpselt, kes seal mängisid, mitut mängu me seal Toomasega vist kommenteerisime mitu päeva ja teisel päeval siis Toomas mängu lõpus vist ütles ka eetrisse, et täna juba jagasid seda mängu natukene paremini. Kas ma solvasin? Ei, absoluutselt, see oli kompliment. Aga see on ju täiesti selge, et ega see ei ole, mul endalgi on praegu, ma olen 3 korda üksinda kommenteerinud, see on ikka päris korralik pingutus. Sellepärast, et noor kommenteerija, teised on nagu mul kõrval siin, kellega me istume siin praegu, need on, nagu öeldakse, kogenud kalad, aga ma olen nagu suhteliselt algaja, üksinda on natuke keeruline. Aga niisugustes härrades seltskonnas ma tunnen just väga kindlalt. On teil... Kui te saaksite, ma ei tea, Kuldkalalt küsida 3 küsimust, aga mis te saaksite praegu Toomaselt küsida 3 küsimust tema elu, karjääri kohta, siis Riho ja Mihkel, mis esimesena pähe tuleb? Rasked küsimused. See on tõesti raske küsimus. Mul niimoodi nüüd siin otse eetris kohe... Ma nii kaua võtan ühe kiluvõili. Kohe kõik ära küsinud Toomase käest. Ei, ega midagi. Mulle meeldib ikkagi Toomase käest küsida neid küsimusi, mis puudutavad tänast aktuaalset tennist ja võib-olla seda, mis praegu toimub, et Toomas on nende asjadega nii fantastiliselt hästi kursis ja teab neid kõiki asju uskumatult hästi. Et mulle ikka meeldib Toomasega arutada nende asjade üle. On huvitav teada. Näiteks küsid, et kuidas tänane finaal hakkab toimuma Peegu ja Kontaveidi vahel. Toomas juba teab täpselt, mis seal toimuma hakkab. Ei, tõenäoliselt muidugi see turniiri finaal oli, see veerandfinaal matši oli ikka väga vinge mäng ja Anitile peab au andma, et ta selle mängu võitis seal. Vahepeal tundus juba, et hakkab see mäng ära minema, aga ma ise ka ausalt öeldes väga kahtlesin, kas ta võidab selle mängu. On harva, kui ma ei ole kindel selles, mis toimub, aga et viia vastane endast nii välja otsustavas setis oma mänguga,
see hakkas loopima reketeid ja taguma endale pudeliga, mineraalne pudeliga vastu pead. Seda annab viia niisugune mängija, kes on ikka päris kogenud juba ja siin maailma parim mängija tõenäoliselt. Nüüd ma imestan, ma ütlen, et Sinjakova ja Kretšikova vaadates varem ma ei pööranud neile nagu tähelepanu. Tšehhidel on muidugi väga kõrge see paarismängud kool ja sealt on pidevalt tulnud väga häid paarismängijaid. Muidugi ka üksikmängijaid ja tšehhid on praegu nagu maailma ikkagi peaaegu võib öelda juhtiv tenniseriik. No Toomas räägib siis veerandfinaalmatšis Clevelandis, kus Anett Kontaveit saavutas Katerina Sinjakova üle settidega 2-1 võidu. Kuulasin ka ise seda mängu ja vaatasin, et Riho oli päris tugev pingutus ka teie jaoks seal öösel kella 4 üleval olla. See oli täielik nauding, see oli tõesti, nagu Toomas ütles, see matš kestis ju üle 2,5 tunni. 2:39. Aga see aeg lendas nii kiiresti, see oli, me olime ikka väga-väga põnevusega igas pallivahetuses kinni, see oli väga intensiivne ja ma ütlesin ka Toomasele ülekande ajal ka, et vahet ei ole, kes selle mängu kaotab, mõlemad tüdrukud on ikka fantastilist tennist mängid, et sellist naiste tennist polegi ammu näinud. Väga fantastiline mäng. Sageli nüüd on turniiridel, kus nõutame kas või seda viimast naiste finaali, kus Parti võitis suhteliselt 3-4 geimi oli mängu algul, aga finaalid on sageli kujunenud väga ühepoolseteks. Ega täna ei tule lihtne mäng muidugi Anetil, aga võib vaadates, jälgides tema kontakti treeneriga ja treeneri niisugust enesekindlat nägu, tähendab, treeneri näost või inimese näost lood ikkagi ära, kuidas ta tunneb ennast ja ma arvan, et Dmitri Tursunov on suutnud Anetti panna mängima tõesti niisugust tennist, et ta võib, eilne mäng näitas ka, et ta on võimeline nüüd kannatama pikki pallivahetusi ja see on nagu täiesti uus nagu etapp võib-olla Aneti mängus, et tal on tekkinud ka nii-öelda plaan B või C ja kuna praegu on mingil määral nagu ei pöörata erilist selle tähelepanu sellele õpetamisele, treenite õpetamisele, see on treenistub ikka nii lähedal, et seal võid ju praktiliselt iga palli all, iga punkti aeg midagi öelda või kuskil ma ei tea, kahtlemata nüüd US Openil see variant kaob ära, seal on distants saab suurem olema treeneri ja mängijate ja mõlema mängijad. Ma just vaatasin, et see ei ole juhus, et see rätik on täpselt treeneri kõrval seal, kui käid kuivatamas ennast seal. Nojah, see on umbes nii, nagu käid iga kord ettevahetusel ja et saad mingisuguse kas või moraalse, igal juhul moraalse niisuguse toe ja see on mängijale väga tähtis, eriti naismängijatele. Minu arvates on see naismängijate edu ja ebaedu on kõik circa 70, see on kõik suhteliselt, on väga suurel määral sõltuvusest treenerist. Aga räägime paar sõna ka eilsest poolfinaalist. Vastas oli teine suur pallide tagasiajaja Sara Sorribes Tormo. Võit tuli numbritega 6-4, 6-4. Anett tuli seal vist välja 3-4 kaotusseisust avasetis. Michel, sina kommenteerisid seda mängu, millised tähelepanekud sul olid? Hakkas ka silma, et plaan B oli olemas ja tegelikult ta seda ju mängujärgses kommentaaris ka ütles, et pidin oma taktikat muutma poole mängu pealt. Jaa, absoluutselt, et kõik, kes vähegi tennisest jagavad, nägid ju seda oma silmaga, et kõik muutus absoluutselt seisus, nagu sa ütlesid, 3-4. Sorribes Tormo asus pallima ja vist ei võitnud 2 geimi järjest ühtegi punkti, tema jaoks oli ka see üllatav, et ka minu jaoks oli üllatav ja ennem rääkisime siin ka Rihoga, et kogu austusest Aneti vastu tõepoolest tema karjääri jooksul ikkagi väga tihti need nii-öelda plaan B-d ikkagi puuduvad, et ütleks nii, et aasta-poolteist tagasi oleks seal 3-4 peal hakanud silmad kinni neid tõrjeid üritama seal kohe otse punktiks lüüa, suure tõenäosusega, võib-olla oleks selle geimi võitnud ja seti, võib-olla mitte, seda me teada ei saagi, aga eile tõepoolest
oli väljakul hoopis midagi muud. Kas see on nüüd Tursunovi teene? No suure tõenäosusega on ja kindlasti on see väga hea märk ja usun ka, et Anett võib päris hea südamega tänasesse finaali vastu minna. Muidugi, mis mind natuke ärevaks teeb, on see finaalide võitude-kaotuste suhe, mis on, et üks tiitel 2017 on tulnud ja peale seda on ikka väga suur põud olnud ja kas 8 finaali kaotust on kokku oma karjääri jooksul olnud, et kui sellest nüüd täna üle astuks, et see oleks muidugi suur samm edasi ja võiks USA lahtistele ka minna päris kerge südamega, usun, et taastub ilusti ära, kuigi päris palavad ilmad on olnud, aga need matšid nüüd nii väga pikad ka ei ole olnud, see siin Jaakovaga muidugi oli, aga eile ikkagi natuke üle, mis ta seal läks, natuke üle 2 tunni või kas sedagi. Ja ma usun küll, et Anett taastub sellest ilusti ära ja teeb ilusa turniiri loodetavasti ka USA lahtistel. No minu jaoks küll tänane finaalivastane Irina Begu, rumeenlanna, maailma 74. reket, vanust 31, on küll üks suur küsimärk. Kas keegi oskab rääkida, millist mängu Irina Begu mängib? Ma ausalt öeldes peast väga ei oskagi öelda, suure tõenäosusega ma isegi võib-olla olen Begu mängu kommenteerinud, aga lihtsalt neid mängid on nii tohutult palju, et peab natuke meelde tuletama, aga mis meie teadmine ei mängi siin mingit rolli, et halb on ka see, et kui nii võtta halb, et ka Anett ei tea, mis mängu ta mängib, kuna omavahel pole mängitud, aga sama võib ka loomulikult vastase kohta öelda, et vastane ei tea Anettist midagi. Aga usun, et eeltöö on kõik, tehakse korralikult ära Tursunovi ja Anetti poolt ja eks õhtul kell 8 siis paistab, mis saama hakkab. Eks ta mõlemapoolselt kindlasti on tehtud töö. Aga meil oli USAs ka teine meie tennisist Kaia Kanepi, paraku Chicagos, tema turniir väga pikaks ei kujunenud. Ka esimese ringi matši võitis 3 setis Angelina Kalinina vastu 3-6, 6-2, 7-5, aga teises ringis Marta Kostjuk tuli vastu Ukrainast ja 6-2, 6-3 olid tema võidunumbrid. Kes teist seda mängu kommenteeris? Riho? Toomasega koos kommenteerisime seda mängu. Siis on sinu au sellest rääkida. Jah, kui nüüd siin Anetti turniirist rääkida ja Anettiga võrrelda, siis see mäng oli natuke võib-olla seal teises ääres, üsna õnnetu oli see matš ja no praktiliselt ega seal võitja ka väga hästi ei mänginud, et seal oli no, paras tuul oli muidugi. Paras tuul oli jah, Kaia ka ütles peale seda, aga no seal ikkagi esimene serv ei tulnud praktiliselt kummalgi sisse seal mängu jooksul ja väga palju oli selliseid sundimatud vigu ka, et ma arvan, et selle matši põhjal nagu teha järeldusi, millises vormis Kaia täpselt on, ma ei usu, et see nüüd näitas tema hetkeseisu, et see oli kuidagi väga kummaline. No ega see esimene vastane, esimese ringi vastane, see mäng oli ka ikka päris niisugune, raske on, kui sa ei ole pikka aega mänginud, ega Pärnu turniir, üks öelda tõeline tennisematš, mis tal oli selle noore austerlanna vastu. Aga ülejäänud mängud olid ju, kuidas öeldakse, niisugust jalutuskäigud. Vähe mänginud ikka ta turniiri. Kaia mängib hästi siis, kui ta saab mängida pikka turniiri ja mängib, ütleme, kui ta hakkas, see suur tõus hakkas Silver Karjuse käe all, siis nad mängisid ka ju, kõigepealt mängis ühe 100 000 turniiri ja teine oli kas 75 000 või midagi taolist, ta sai mängida 2 nädala jooksul. Enne Prantsusmaa lahtiseid, jah? Jah, sai mängida circa 10 matši vähemalt, pluss veel seal Fed Cupi matšid, siis kui ta võitis Henan seisis siis selle reissi edetabelis, aasta edetabelis oli esimene ja esimene päev tal ei õnnestunud Mikk Maierit võita, seal oli päris tasaväärne mäng, aga teine päev ta võitis Henani ja oli seal see matš oli päris huvitavas seisus, et Eesti oleks võinud ju Belgiat peaaegu lähedal selle, oleks võinud Belgiat võita. No selge on see, et Kaia puhul oleks tahtnud rohkem, et tal matši all oleks enne US Openit, aga Anett läheb ju nüüd küll, ma arvan, et Slamile vastu sellises seisus, et temast hakatakse üle pika aja rääkima kui võimalikust üllatajast, sest kahtlemata
turniiri finalistid, peaks ta veel selle matši võitma täna õhtul, siis need tõstetakse ju päris rambivalgusse. Mis te arvate, kuidas Anett selle pingega toime tuleb? Ma usun küll, et see ei tohiks mingi probleem olla ja vaevalt nüüd Anett seda väga seal, ise kui ta turniiri võidab, nii-öelda pilvedesse tõuseb, kõik on seal profid, kõik 128 mängijat ja usun, et see nüüd küll mingit probleeme ei valmista, aga kui natuke Aneti nii-öelda loosist rääkida või tahad sellest hiljem rääkida? Hakka pihta, muidugi. Et julgen küll öelda, et Anetil on päris reaalne šanss, kui vaadata seda tema tabeliveerandit, võib-olla isegi sealt tabeliveerandist läbi minna, muidugi väga suur ja väga valus sein tuleb ette, kui peaks nii minema, siis veerandfinaalis ikkagi Ashley Barti, keda mina pean ikkagi naiste tennise praegu ikka vaieldamatuks valitsejaks ja see oleks küll väga suur üllatus, kui Barti sinna, kui Anett hea turniiri mängib, Anettini ei jõuaks, et ilmselgelt Barti ikkagi valitseb seda naiste tennist ja mängib pisut võib-olla erinevat tennist kui enamus naisi ja sellest on praegusel hetkel naiste tennises täiesti piisanud, et vaieldamatu valitseja Ashley Barti on ja väga stabiilne, et aga no mõistagi veerandfinaalini on vaja minna Anetil, aga usun, et see on täitsa suur šanss, sest Sviatek, kui vaadata siin teine särav nimi, kes võib ennem Anetile vastu tulla, ei ole see aasta suurt midagi head näidanud, ka Benžits on väga ebastabiilne. Et usun, et ma arvan küll, et Anett võib loosiga isegi väga rahul olla, mulle tundub täiesti oka loos. Jah, kui ei oleks seda väga suur küsimärk on Teichmann muidugi, Jill Teichmann, kes mängis fantastilise turniiri eelmine nädal. Selles mõttes tema on mitte asetatud mängijatest, ma leian, et kindlasti esimese 3 hulgas kõige raskema vastada. Aga üks asi on mängida niisugune turniir ja teine asi on nüüd mängida USA Openit. Sellepärast ei ole öeldud ka, et täpselt samuti Anetiga praegu jääb väga vähe aega. Ta mängib täna ja kui ta peab mängima esmaspäev, äärmisel juhul teisipäev, see kohanemine väljakutega USA Openi tähendab ma tahtsin öelda Forest Hills nagu Flashing Meadow väljakud on erinevad ja kas ta jõuab kohaneda ja taastuda sellest, sest kahtlemata see pikk mäng, mis oli nüüd neljapäeval, see kindlasti jätab tema füüsilisele seisundile mingi jälje ja see võib tal tunda anda, ma mõtlen täna ja see ega lihtne ei ole pärast niisugust mängu taastuda, sest puhkepäeva vahel ei ole iga päev ja eile oli väga pingelised ja pikad pallivahetused ja see eriti, kui seda mängida uues stiilis nagu see täna, nagu siin täna me oleme arutanud ja see võtab päris niisuguse vaimse, ta annab sulle muidugi vaimse tugevuse või vaimsele tugevusele juurde, aga füüsiliselt ta on kahtlemata oli eilne mäng väga kurnav. No muidugi positiivne märk oli see, et eile ei näinud Aneti jalaküljest enam teipi. Ei olnud isegi selle väikest riba enam. Jah, loodame, et sealt nagu selles mõttes mingit vigastuse ohtu väga ei ole midagi. Natuke Toomasele siin mitte ei vaidle vastu, vaid selles suhtes Toomasele on õigus, et väljakud on erinevad, aga kuigi väljaku kate peaks olema täitsa identne, mis on nüüd Flushing Meadowsis ja Clevelandis, et kõik need USA nii-öelda eelturniirid on ikkagi sarnasel kattel, aga mõistagi igas linnas on need ja igal turniiril, igal väljakul on ka, olgugi, et see kate on kõik ühesugune, siis tihtipeale ikkagi nimetus on üks. Nimetus on üks, aga ka väljakutele peaväljaku esimene või teine, kolmas, et ka USA lahtistele, kõik nad on tegelikult erineva põrkega, et aga suures pildis on ta ikkagi suhteliselt sarnane praeguse väljaku kattega, jah, aga eilset Aneti mängu, kui te arvasite, et Anet võib olla väsinud, no kindlasti võib, aga mulle tundus,
et kuigi oli pikkasid punkte, siis Anett ikkagi neid selles suhtes dikteeris, et väljakul nii-öelda klient ja jooksis ikkagi oluliselt rohkem Sorribest Tormo, et Anett selles suhtes natuke ikkagi ennast säästis, aga eks paistab, mis seal USA lastistel toimuma hakkab. Aga Anetti esimese ringi vastast Samantha Stosuri, kui tõsiselt me teda peame võidukandidaadiks 2011 üksikmängu võitja US Openil, paarismängus vist suisa 6 slam'i võitu kokku, aga üksikmängus viimati sai võidurõõmu maitsta alles veebruaris. No kahtlemata on Anett väga suur favoriit, see oleks väga suur üllatus, kui karjääri täiesti loojangul, et ma ootan mitte ei oota, aga mulle tundub juba mitu aastat, et Stosur võiks reketit kokku pakkida, et selge allakäigu trepil ta on ja kogu austusest tema vastu, et 2011 Stosur ja 2021 Stosur on nagu öö ja päev, et see oleks küll ääretult negatiivne üllatus, kui Anett sealt edasi ei tuleks. Pead ei julge anda, aga äkki pärast Williamsite loobumist on Stosur hetkel naiste tabelis kõige vanem mängija üldse 37-aastasega. No tundub nii, jah. Aga Kaia vastaseks ka paar sõna. Kaia sai endale Julia Putintseva. Nemad omavahel varem kohtunud ei ole. Kasahstani esindaja 31. paigutusega. Mida Kaia esimese ringi vastasest ja kogu tema veerandist arvata? Naomi Osaka paistab sealt 3. ringist vastu tulevat. No Kaia puhul kindlasti oleks, nagu Toomas ka siin korra mainis, et Kaia puhul oleks hädasti vaja veel mänge ja veel mänge, et äärmiselt tore oleks, kui ta ikkagi jõuaks nii kaugele, et ta saaks Osakaga mängida, et võib-olla need 2 esimest ringi Kaia suudaks ära võtta, siis see oleks kindlasti väga meeldiv üllatus, aga ega seal midagi lihtsat kindlasti ei ole ja natuke vähe seda mängupraktikat praegu olnud on, et see on kõige suurem küsimärk minu jaoks eriti just ma ei tea, ma olen kogu aeg räägin ja võib-olla ülekannetes isegi liiga palju seda rõhutan, vahest siin Toomasele meeldib kommentaare lugeda ja siis kommentaatorid ka ütlevad, et mida sa jahud sellest servist kogu aeg, aga ma millegipärast Kaia puhul kogu aeg sellest servist jahun, et kui vaadata neid statistikaid, siis paraku see nii on, et kui see servi protsent kipub sinna 40 kanti jääma ja alla selle, siis Kaia on probleemide ees ja kui see number juba üle 50 läheb, siis ja 60 läheneb, siis on väga vähe matše, kus Kaia üldse kaotab mänge. Et minu jaoks on suur küsimus see, kuidas tal serv õnnestub, seal kõik hakkab sellest pihta. Või Toomas, oled sa nõus muga? Seda niikuinii, aga ma vaatasin praegu tabelit, selgus, et ütleme, kui Kaia võidab Putintseva on niisugune paras tagasiaja ja veatult mängib, aga kui Kaia kindlalt mängib, nagu leiab oma selle rütmi seal, et ta Putintseva on siiski asetatutest, 32 asetatutest üks nõrgemaid seal. Aga järgmine ring on, kui ta võidab, on tal Fernandes tundus, et on nagu päris hea see noor Kanada tüdruk. Aga nüüd ma vaatasin, et Konjuh on tulnud ju kvalifaast läbi. Ta oli esimesena asetatud kvalifaas ja ma olen peaaegu veendunud ja võitis seal viimase mängu 6-2, et Konjuh võidab seda Fernandest ja väga raske saab olema Kaial Konjuhi vastu teine ring. Aga kõik on võimalik, Konjuh on ennast sisse mänginud. Tema mängutugevus on kahtlemata siin vähemalt maailma esimese 40 mängija hulgas seisi vahepeal juba päris kõrgel, aga siis traumad ja oli ta nagu eemal tennisest, aga tundub, et võib teha siin suure tagasituleku turniiri. Ja neil on seal, ütleme, seal osas on Osaka. Millises see just Osaka on? Praegu nagu tema käitumise ja selle järgi ei tea, millal ta võib selle turniiri ära lõpetada, millal tal isu täis saab, hakkab nutma ja lahkub turniirilt. Aga samuti, kui ta on 2 korda võitnud USA Openi, miks ta ei võiks seda 2 ilma 3. ja miks ta ei või ka seda turniiri võita? No favoriit number 1, ma arvan, et te nõustute, on ikkagi Ashley Barty. Mul endal tekkis ükspäev selline mõte, et me oleme siin pikalt oodanud, millal naiste tennises mõni selline valitseja tuleb pärast Serena Williamsit, aga äkki enam ei peagi otsima, äkki see
austraallanna on nüüd selle koha üle võtnud. No mina seda räägin juba siin mitu kuud, et mulle tundub küll, et ta on selle koha üle võtnud ja ta on ju ka nüüd liiva peal väga hästi mänginud ja ta on teistsugune tennisist kui enamus naistennisist, et väga mitmekülgne ja mängib nii-öelda, kui nii võib öelda, ka meeste tennist, et väga sarnaselt kõik lõiked ja noh, kogu arsenal ja mängu lugemine ja mängu tarkus ja kõik see on, ma arvan küll, et tuleviku valitseja võiks Barty olla ja ta tundub, et ka üleval on kõik korras, et kogu austus Osaka vastu, et seal ikkagi liialt palju on segadust küll ühe, küll teise, küll kolmanda asja ümber ja nagu Riho ütles, või vabandust, Toomas ütles, et võib-olla hakkab siin nutma ja jookseb väljakult mine tea, aga Ashley Barty seda kindlasti ei tee ja minu silmis on küll Ashley Barty tõepoolest vaikselt tasatargu võtnud ikkagi Serena Williamsilt selle naiste valitsejanna taktikepi üle. No seda tabelit vaadates Barty poolfinaali vastast ma ei oska nüüd küll ennustada. Siin asetuste järgi just kui peaks olema Karoliina Pliskova, aga Pliskova mängud on ka sellised seinast seina ja Bianca Andreescu, kes sealt tabeli põhjast talle peaks poolfinaali vastu tulema, ega... No Gunnar, vaata nüüd ilusti Kontaveit on siin. Aneti nimi on ka, jah? Muidugi. Anet ei saa poolfinaalis Bartile vastu tulla kahjuks. Veerandfinaalis saavad ennem kokku, jah? Jah. Et... Aga oskate siin, ma ei tea, altpoolt tuua talle poolfinaaliks mõne favoriidi? No jah, nagu sa ütlesid, tegelikult väga tabavalt, ega siit ei tea tõepoolest, kes siin... Kus sa siit üldse Pliskova leidsid? Ma leian siit Kristiina Pliskova. Aga... Karoliina Pliskova on asetatud ju 4. Ei, Kristiina Pliskova. Ei, Karoliina tuleb ikka poolfinaali. Karoliina ma mõtlen. Kas ma ütlesin Kristiina või? Ma leidsin siit Kristiina, aga kust Karoliina leiate? Minul on Karoliina. Karoliina on ka, jah, vabandust, jah. Et no, kui peaks pakkuma, midagi ju peab pakkuma, et suure tõenäosusega see ikkagi Pliskova olla võiks, et Andreescu, jah, et väga õnnetu, väga lootustandev ja kui siin paar tagasi, kui ta tuli seal suure hooga Indian Wellsi võitis ja vist oli Indian Wellsi ja takkatippu veel USA lahtised tennisemeistrivõistlused või oli see Cincinnati, no tühja sellest, et tundus, et see on see inimene, kes võiks naiste tennist valitsema hakata, aga väga palju vigastusi, väga pikalt eemal olnud ja mine tea, et kui oma nii-öelda ühesse tükki enda keha saab, et mis seal toimuma võib hakata, aga ei usu, et see turniir see on, et Andreescu peaks poolfinaali jõudma. Nii, ja teiselt poolt siis asetuste järgi paika pannes oleks poolfinaal Svitolina Sabalenka, aga säravaid nimesid loomulikult mahub siia teisigi. Simona Halep on meil tagasi, Osaka loomulikult, no Osaka tegelikult peaks tulema kolmanda paigutusena sinna poolfinaali hoopis Azarenka, Mertens, kes läheb kokku, võib ka öelda meie tennisisti Rebecca Petersoniga kohe esimeses ringis, seal on Muguruza, Aleksandrova, Krejcikova, et üsna ikkagi ennustamatu on see teine pool ka. On absoluutselt ennustamatu. Ei no naistest on siin ikka nii palju nimesid ja nagu alati on olnud, et 32 asetatutest 2 ringi läbivad isegi viimasel turniiril või ühel turniiril, kas see oli Pariisis või oli see Wimbledonis, isegi vist kas 15 või 16 pooled neist ei võitnud 2 ringi isegi. No mina pakun siit, võib Toomasele vahele segada korra, et Coco Gauff võiks olla see nimi, kes võiks siit üllatada sellest alumise poole ülemisest otsast veerandfinaali ja siis alt võiks tõesti see tegelikult ikkagi olla Riina Sabalenka, kes on maailma teiseks raketiks tasa ja targu tõusnud. Jah, aga lähme nüüd meeste tabeli juurde ka. Suur küsimus loomulikult. Me ei jõudnudki siis selgeks, kes võidab siis lõpuks? Kes see võidab? Naistest. Barty leppisime kokku ju. Paneme kõik Barty siis või? Paneme kõik Barty, mis seal ikka? Ennustusvõistlus kõik. Ma arvan küll, et ta ei võida. Arvad, et ei võida? No aga Toomas, paku siis, kes võidab? Ei no lihtsam on alati pakkuda, et ei võida. Kui Osaka mängib selle turniiri lõpuni ja on normaalses seisus, siis tal on lõpuks ta on ikkagi 2 korda Ameerika võitud. See mängib suurt rolli, aga siin võib iga ring juhtuda
iga ring võib neid üllatusi juhtuda ja Parti oli mitte ammu just ka siiski vigastatud. Ja 7 mängu mängida niisugusel turniiril ei ole sugugi lihtne. Vaatasin pulli pärast eile ka meie naiste võidukoefitsente, turniirivõidu koefitsente. Kaial oli see 500 ja Anetil 150. Üritasin leida sellist kohta, kus saaks panna finaali peale, et Kaia Anett finaalis, ma arvan, et kas siis peaks selle 150 ja 500 korrutama vahel või mis see koefitsient sa ei tohi kuskile midagi panna, Gunnar. Jah, et tõepoolest, et mulle tundub, et iga korraga aina rohkem, et suure tõenäosusega jääbki niimoodi, et Anett ja Kaia ITF või vabandust, VTA karussellis ei kohtugi omavahel, et aina neid variante jääb vähemaks ja iga loosimine, mis on nad ikka nii võimalikult kaugel üksteisest, kui veel olla. No on sattunud ikka päris ligidele. Austraalia Open üks aasta oli vist 3. ring oli õhus. No jah, 3. ring, aga võiks ju 2. või 1. ka olla, kui aastaid ja aastaid on. Navarro segas selle ära muidugi seal. See tegi seal imenumbreid. Anett oli ju 7-4-1 ja, aga see võib olla selline, see võib olla, isegi kui see mäng toimub ja juhtub, siis see võib olla selline väga kummaline matš, mis ei näita mitte midagi. Ei, seda küll, aga lihtsalt oleks tore. Huvitav oleks näha, jah, aga noh, tihtipeale see võib olla, et kui see on selline Eesti esimese teise omavaheline matš, siis seal võib-olla mingid muud mõtted peas, kui see ja, aga milline mäng siis näitaks midagi, sest see näidismäng ju ka ei näidanud. Ja just, et huvitav, see näidismatš oli päris tõsine. See oli päris tõsine mäng, jah. Ma ei uskunud, et tuleb nii tõsine ja väga korralik tennis oli see. Ja ma arvan, et me kõik saime päris korraliku naudingu nende mängu seda vaates. See võiks tegelikult traditsiooniks kujuneda, et nad iga sügis omavahel mängivad. Kodus. Ja. Või siis Eestit erinevates linnades. Nagu laadad korraldavad. Kilingi-Nõmme laad. Aga tulles meeste tabeli juurde ikkagi, kas keegi julgeb vastu vaielda, et Novak Djokovic ei tee suurt slämmi sel aastal? Mina julgen. Mina ka. Miks nii? Lihtsalt, et muidugi väga suur variant on, et teeb, aga ei ole see nii... Sama suur variant on, et ei tee. 50-50. Jah, et kui siin tõesti kuu tagasi, ennem olümpiat tundus, et see on ülimalt tõenäoline ja hakkas neid nii-öelda ohustajaid veel ära kukkuma, tiim, Federer, Nadal, et nii ta tuleb siis, mis minu jaoks ja me ka Rihoga oleme rääkinud, et mulle tundub, et 2 meest, eelkõige Aleksander Zverev ja mõistagi ka Danil Medvedev, et on leitud lisasamm ja mis teeb Djokovic'i jaoks olukorra raskemaks. No praeguse hetke vähemalt minu silmis on kõige kuumem nimi ATP karussellis Aleksander Zverev. Et mis teeb Zverevi jaoks olukorra paremaks Djokovic'i vastu on sarnane olukord, mis tegi Djokovic'i olukorra paremaks Nadali vastu French Openil, et nad võivad kohtuda omavahel poolfinaalis ja seal on oluliselt suurem variant võita Zverevil Djokovic'i, kui finaalis oleks. Ja võt sellepärast ma julgen kahelda Djokovic'i suurest lämmist. Riho ütles ka siin ei. No mina vaatan, et siin võib 4. ringis üks vana sõber talle vastu tulla, kes talle ka üldse ei meeldi ja kes kodupubliku eest tast jagu sai. Ma mõtlen Aslan Karatševit. Jah, ja Sonego on ka seal veel. Ja Sonego on teine mees, kes on teda võitnud kõva kattega, aga jällegi alati me räägime Grand Slamist, me räägime 5 parem, me räägime Novak Djokovicist, mehel, kellel nagu seda kogemust ja ükstaskõik kes jõuab jällegi finaali, tema jaoks on see elumäng, Djokovic'i jaoks on see mitmes finaal, 30. Vahet ei ole, aga elumäng tema jaoks ka oleks võimalik 21. Grand Slam absoluutselt, selles mõttes ma olen nõus, aga jah, et kindlasti teda nagu ikkagi tema jaoks tavaline tööpäev kontoris. Tema jaoks tavaline tööpäev kontoris, just, et ma mäletan, et siin ega siin ka juba aasta alguses ja me oleme siin kogu aeg rääkinud sellest, et uus generatsioon ja nagu Djokovic ise ütles, et mina olengi uus generatsioon, et nii on olnud siiamaani, aga ma isiklikult ütleks ka sama asja, et minu jaoks see tennis, mida Aleksander Zverev on mänginud, no see meenutab natukene arvutimängu juba viimasel ajal, et see on ebareaalne tennis olnud.
et tuleb meelde kohe oli see, kus turniiril nad mängisid Lloyd Harrisega, kui praktiliselt mitte ühtegi punkti oma servilt ei kaotada terve seti jooksul ja ei olegi võimalik punkti võita üldse oma servilt, see tundus nii kaotada jah, praktiliselt nagu see tennis on midagi muud, et kui Aleksandr Zverevil ei varasematest hetkedest ka eks kõigil tekivad ja temal on ka tekkinud neid nii-öelda musti auke, eks me mäletame kõik seda Ameerika lahtsite finaali, aga neid musti auke ei ole nagu ammu enam näha olnud tema puhul. Mina pean ka teda kindlasti väga-väga kõvaks favoriidiks. Aga teise asetusega Danil Medvedev. No Toomas, suur lemmik Toomas räägib temast. Toomas teab Danil Medvedevist kõike, nüüd Toomas räägib nüüd. Mis siin teada on? Selge see, et tabel on see loosimine on igati soodne Danil Medvedevi jaoks, sest Zverev ja Djokovic on tabeli teisel poolel ja tõenäoliselt üks neist kolmest võidab US Openi, see on enam-vähem selge. Aga ütleme, räägime kõigepealt sest Djokovici tabel, seal on ikka Vene müüri, kui ta Vene müürist nüüd läbi läheb, siis finaal on muidugi, Riho ütles õieti, et see on temale on see, nagu öeldakse, rutiin jah, aga teistel, kes sinna jõuavad, nendele puudub see Grand Slami turniiri võit. Aga seal üleval on, ärge unustage seda niisugust nime nagu Hurkacz. Hurkacz võitis ühe korra Medvedevit ja küll see oli katkestatud mäng ja 10 minutiga teisel päeval õnnestus tähendab jutumärkides Medvedevil see 10 minutiga see mäng ära kaotada. Aga ta tuli Hurkaczi vastu välja ka täiesti lootusetust mängust. Viimane mäng, aga Hurkacz on ka Djokovic'i tabeli poolel ja ei ole välistatud, et nad veerandfinaalis võivad kohtuda. Et seal on, Hurkaczil on seal, ütleme seal Berrettini, Fonini, Soniego on see aasta näidanud ikka fantastilist tennist ja teda, kui Djokovic ja Hurkacz peaksid kohtuma, kui need pallivahetused lähevad pikaks, tal Djokovicil ei ole millegagi võita seda Hurkaczit kindlalt ja see mängud ja parem viiest mängud, need võivad tast meeletut energiat võtta ja ütleme, tõenäoliselt Karatšev jõuab 16 hulgas Karatšev, siis ütleme Hurkacz, siis Zverev ja ütleme kõvad finaali, selleks ajaks kui ta sealt läbi tuleb, see kõva poiss, midagi ei ole öelda, siis miks ta ei võiks ka Medvedevit võita, ütleme, kui Medvedev on finaalis. Aga seal all on, tõenäoliselt on seal kas Tsitsipas või Medvedev, ega seal palju teisi variante ei ole. Muidugi Rublev võib seal üllatada, on ka väga hästi mänginud, aga tabeli alum, ja Medvedevil on ka raske, vastik on tal Tšilitsiga mäng kindlasti kolmandas ringis. Ütleme, tal on seal siiski veerandfinaal aset 18 on Ruud. Kas Ruud sealt üldse läbi tuleb? No korra sa Toomas ütlesid, et need kolmest üks võidab kindlasti selle Grand Slami. No ma ühe nime ikkagi paned veel juurde? Paneks ühe nime jah veel juurde. Ma paneks ikkagi Tsitsipase sinna ka juurde. Ikkagi Tsitsipasele ma näen ka varianti, et ta võiks selle võita, et see ei oleks maailma kõige suurem tennisüllatus kindlasti. 3 Grand Slami võitjat üldse leiame kogu 128 tabelis, siis vähemalt minu andmetel siis Djokovic'i, Tšilitsi ja Murray. No Murray muidugi peaks esimese ringi järel reketid kokku pakkima kõikide eelduste kohaselt, Tsitsipase vastu ta saada ei tohiks, aga mine tea. Ei Tsitsipas kahtlemata on täpselt samuti on Rublev, nad oma vahel on samas veerandis, tõenäoliselt üks neist jõuab poolde. No poisid, kui Rublev võidab USA lahtised, siis on joogid-söögid järgmine kord minu poolt. Okay. Miks sa arvad, et ta ei võiks võita näiteks? Aga ta ei ole ikkagi, ta ei ole esimese 3 hulgas, ütleme, kes ta on järgmine
järgmised Tsitsipas, Rublev, need on enam-vähem kuskilt samast järgust ja teiseks nad lähevad omavahel kokku ja üks neist, mina pakun, et üks neist jõuab sinna poolfinaali. Jah, no Toomas, võib-olla tuleb meelde sul, kui me kommenteerisime Rublev-Medvedevi matši, kus Danil Medvedev esimene sett tegi ikka Andrei Rublevi ikka päris lolliks põhimõtteliselt, ikka täitsa lolliks. Aga lõpuks ikka kaotas, et ma tahtsingi just selleni jõuda, et tegelikult see oli päris üllatav, kuidas Rublev suutis ennast ikka kokku võtta. Esimest korda üldse võitis. Ja esimest korda üldse võitis, et see oli natukene jällegi selline võib-olla samm edasi Rublevi mängus. Jaa, aga võib-olla see oli ka samm tagasi Medvedevi mängus, sest tegelikult ikkagi Medvedev, nagu te seal kommenteerisite, ikkagi väsis ka selgelt ära, aga see muidugi ei ole vabandus, on ju, aga me nägime ju, mis Rubleviga finaalis tehti, et seal sisuliselt ikkagi täisklient oli Zverevi vastu, seal ei olnud mitte mingit šanssu. No ja küsimus ongi, ma unustasin selle teema ära, kuidas keegi kannatab palavust. John McEnroe vist kuskil ütles, et suurim vaenlane ongi Djokovicile New Yorki kuumus see aasta. Aga Medvedev nagu ta on ka ehitus, ta on ju suhteliselt ikka, ei jäta niisugust võimast muljet. Ta on kerge ja kõik, aga ta ei kannata eriti kuumust. Jah, aga samas ju, kui ma meenutan paari aasta tagust USA lahtiste finaali Nadal ja Medvedev, siis Medvedev tuli ju 6 üliraske mänguga ja kõik arvasid, et Nadali vastu on ta täiesti küpse, aga suutis 2-0 pealt veel 2-2 settidega ja kas oli otsustavas setis isegi võimalustel murdega veel peale minna Nadali vastu, igal juhul kestis kõik need 7 mängu ära ja väga rasked mängud olid. No ma ei mäleta, millised ilmad olid, aga ega siin ja midagi ta tervisega, ütleme siin ka selles mängus Rubleviga või kuskil tal oli nii, et ta Tokyos ta ütles ju, et Toki kohtunikul, et mis siis saab, kui ma väljakul ära suren, et ja ükskord ta suri väljakul ära Aleksei Popirini vastu, mul tuleb meelde, kui ta krampides matši lõpetas, ma mäletan, kus see turniir toimus, aga tal on ka selliseid probleeme olnud. Ja mitte ainult väsimused, vaid krambid ja niisugused asjad on, mis suurtel turniiridel mängivad väga suurt rolli. Ja kui ka tema vastu minnakse selle peale välja, et mäng viiakse pikaks, see võib otsustada seda asja, aitab sellest ühestki mängust, mis tal läheb näiteks kuskil, ütleme seal 4 või 4,5 tunniseks. Eks ta ei ole ju selline mängija, kes hakkab seal serviga pidevalt võrku jooksma. Djokovic võib isegi seda teha, muidugi teeb seda ainult äärmisel, kui ta enam muud variante ei ole, ta hakkab ka isegi serviga võrku minema. No, esiteks Medvedevil ei ole teine serv on suhteliselt nõrk võrreldes näiteks oma esimese serviga. Kui ta esimesest servist punkte see sisse ei tule, siis ta peab jääma teise servi peale, siis ta peab tagant mängima, eeskäega ta ei ole ka võimeline teravalt mängima. Ja siis tal võivad tekkida raskused. Põhimõtteliselt muidugi ta peaks mängima need kõik üle. Vahepeal ikka siin oli ikka eelmine aasta, kui ta oli siin absoluutne valitseja, kui ta võitis siin, oli 6 turniiril finaaliseks järjest. Aga siis tulid. Nüüd on see aasta olid tal ikka teatud määral õpiaastad seal liiva peal mängimisel ja muru peal mängimiseks ja seepärast ta ei olegi saanud tõusta maailma esimeseks. Ma esitan siia saate lõppu sellise provotseeriva küsimuse ka, et kas keegi paneb üldse tähele, et siit tabelit tuurides, et puudu on sellised nimed nagu Nadal, Federer ja Thiem? Ei pane tähele. Ei pane, et kaotame midagi, kui me selliseid mehi mõnda aega mängimas ei näe. Wawrinka on ka ju slämi võitja veel siit puudu. No tennis, kui üldse midagi kaotada, siis tennis Federeri ja Nadali puudumisel muidugi kaotab ikka meeletult palju, et mida need mehed kahekesi tennisele andnud on, et see on nagu hoomamatu ja usun, et varem või hiljem nad kõrvale astuvad, et see on väga suur löök kindlasti kogu ATP ja kogu tennise katusorganisatsioonidel, aga midagi teha ei ole, elu läheb edasi ja noored tulevad peale ja niigi
oleme ausad, et 15 aastat tagasi poleks ju keegi ette kujutanud, et maailma tipus mängitakse veel 40-aastaselt ja 36-selt võidetakse veel Grand Slamme, see tundus ju 15 aastat tagasi mõeldamatut, siis olid mehed juba 10 aastat pensionil sel ajal olnud. Jah, Björn Borg lõpetas 26-aastaselt tennise. No jah, ta õigel ajal lõpetas. Ei, sellepärast, et ta nii kaua kestis, kuni ta McIlroyle kaotas ja kuna need turniirid hakkasid haardi peal, ega ta haardi peal ei meeldinud mängida, ega ta ei võitnud midagi. Haardi peal. See, et ta võitis 5 korda Wimbledoni, see on üldse ajaloos. Sellise mänguga, nagu Björn Borg mängis, see on täiesti uskumatu. Kui sul ei ole servi ja sa ei oska võrgus mängida ja sa võidad 5 korda järjest Wimbledoni, see on täiesti... No aga äkki Nadal ja Federer on ka veel nutikamad, et lõpetavad õigel ajal, et Djokovic üritab jätkata, et võib-olla ei ole mõistlik. No Djokovic on praegu, nagu öeldakse, kuldses keskeas alles. Tema, ma arvan, et kui ta ei hakka kaotama, siis ta jätkab veel üksjagu aeg. Ma arvan, et Nadal ka järgmine aasta kindlasti jätkab, ja ma ei näe küll, et see nüüd ei võiks juhtuda, et Nadal järgmine aasta French Openit ei võidaks, et Djokovic on tegelikult Nadalist ju natuke üle poole aasta ainult noorem, et mõlemad on ikkagi eakad ja nagu me tagantjärgi teada saime, siis Nadal kellel ei meeldi kunagi vabandusi otsida oma vigastuste pärast, siis ta ütles tegelikult, et on terve aasta oma jalaga sisuliselt ikka kurja vaeva näinud ja noh, minu jaoks muidugi arusaamatu, mida ta sinna Washingtoni üldse ronis, et Washingtonis oli kuskilt jutt, et oli sisuliselt ühe jalaga seal ainult mänginud Harrise vastu, et ja see oli kõik ka juba ju Roland Garrosil see jalaviga, et kui nüüd väga pika puhkuse 3-4 kuud saab siin ja oma tervisemured korda, miks mitte järgmine aasta veel RGA proovida kätte saada. Ma arvan, ta kindlasti proovib, kui tal tervis korras on. Jah, see võib-olla ongi kõige muret tekitavam, et ta väitis, et see sama vigastus on teda juba alates 2005. aastast kimbutanud. Ja siis räägiti kohe, et ta on 2 aasta pärast on tema karjäär läbi, aga peale seda on tulnud 18 või 19 Grand Slami. Riho, sina kui Roger Federeri pressiesindaja Eestis, kas Roger 3. põlveoperatsioonist tuleb välja? Ma ausalt öeldes olen väga imestanud, et ta ei ole, ma arvasin, et ta teeb selle otsuse teatavaks Wimbledonis, et noh, see loogiline oleks olnud, et ma ausalt väga imestan, et ta ikkagi endiselt üritab. Aga muidugi tema puhul väga üllatav oli see, kuidas ta sellel aastal Prantsusmaa lahtistel mängis, et mina ei uskunud, et ta nii hästi suudab seal mängida. Ei mängis väga korralikku tennist, just eriti Prantsusmaal. Äkki ei loobugi, et tahab natuke ka lastest-naistest puhata ja võistlustel käia ja nagu ta ise ütleb, et see, mida ta armastab, ja kui tervis lubab selle eest veel natuke ka, no muidugi mõistagi raha pole enam ammu. Nad on kõik sellised mängumehed, kaasa arvatud ka, siin on ju palju lõõbitud ja räägitud Andy Murrayst, aga nad on kõik sellised mängumehed, nad on sellise kogemuse pagasiga, et üksikuid mänge nad on võimelised võitma väga heade mängijate vastu. Küsimus on nagu turniiride võitmises, et sellesse panustada on üha raskem, et mängida järjest ja tõesti mängida sügavale turniiri ja võtta turniir ära, et see on keeruline. Ja teine asi on muidu, kui asi puutub sellest, et nüüd selle pandeemia perioodiga on tulnud nii palju uusi mängijaid ja need suhteliselt noored mängijad ja mõned ka, ütleme siin Karatsev kuskil 27 uues ja võtame seal itaallased ja Alcaraz on tulemas seal, ütleme, see on ikka väga karm vend. Sealt võib tulla teine Nadal ja ta on palju võimsam veel kui Nadal. Ma mõtlen füüsialt, ta on veel tugevam. Ja raske on tulla läbi pikalt turniirilt. Oli nende, ütleme seal Federer, kui esimesed võitis oma Grand Slamil, ma mäletan need aastaid väga hästi. Et ütleme, tabelid olid niimoodi, et sealt oli jalutuskäigud, et seal terve turniir oli niimoodi, et sa praktiliselt, sul on võib-olla äärmisel juhul kaotad ühe seti, kui sellegi kaotad. Aga praegu on niimoodi, et sa võid iga ring võid saada vastaseks endale, kes võib mängida ühe mängu, aga mõned mehed isegi, kes võivad mängida mitu mängu hästi. Ja neid vastaseid on palju rohkem, kui ütleme sellel kuulsal nelikul oli.
jah, ka korra, kui veel võib siin öelda, et ka mulle Alcaraz tõepoolest meeldib kogu see kehaehitus ja mis mulle ta mängu juures meeldib, et kas ta sai nüüd 18 aastaseks ja et ta mängib väga täiskasvanulikku tennist, et selliseid rumalaid punkte sisuliselt tema mängus puudub, et selles suhtes on Juan Carlos Ferrero korralikult asja paika pannud ja usun ka, et see mees oma karjääri jooksul nii mõnegi Grand Slami võidab, kui muidugi tervis vastu peab, aga Riho lemmiklapsest me pole täna üldse rääkinud, kas räägime ka natuke, et mis arvad, mis siis sinu teine lemmiklaps, kelle pressiesindaja sa Eestis oled siin, Jannik Sinner, korda võib saata? Vaatame, kus see Jannik Sinner siin. Jannik Sinner on Deniss Šapovaroviga, 48, jah. No, mis ta siin korda võib saata, aga siin on tal paigutatud mängija on Monfils tal siin, ma vaatan. Väga raske öelda. Ta on väga tublisti on arenenud, aga veel päris tippu ikkagi ei ole läinud, aga väga noor veel endiselt. No just täpselt, et ta on ka ikkagi väga noor, et kui vaadata tema neid saavutusi, siis neid saab kõrvutada ainult väga suurte nimedega, et ta on võimeline arenema ja ta on väga palju oma mängu ka muutnud, et me ei tea, millist tennist ta mängib aasta-kahe pärast, et mina usun, et Jannik Sinner me vedasime sinuga Kihla eelmine aasta vist. Meil on need kõik kirjas. Ja mina ütlesin, et ta on aasta lõpuks top 10 hulgas, eks ju, top 10 hulka jõuda, siis tal oleks ikka vaja nüüd kuskilt veel üks hea korralik turniir teha. Aga ega ta on seal piiri peal juba varsti. Jah, aga kui ma rääkisin korra, et Alcaraz on selline juba nii-öelda valmis produkt nii-öelda vaimselt, siis eelkõige mulle tundub, et Sinneril on natuke just sellest vaimsest kindlusest puudu, et kõik ülejäänud asjad on tal juba olemas. Jah, eks see kõik on omavahel seotud kindlasti, jah. Aga sellel turniiril muidugi, tal on väga mõnus tabel, vähemalt kuni Zverevini. Kuni Zverevini täiesti läbi mindav, seal on Monfils. No Monfils ei saa väga tõsiselt võtta siiski, ta tegi siin nii pika pausi ja nüüd noor abielumees ja Opelka on üks vastik nimi, kui nii võib öelda kõigile mängijatele. Aga ma ei näe üldse kaha Opelka on all, Opelka ja seal all muidugi Šapovalov, Katšanov, Opelka, Carreno Busta. Seal on päris valusad mehed. Sebastian Korda on seal. Korda, Harris Basilashvili seal on eriti huvitav seltskond. No ja seal ongi, seal alumises osas ongi veel, see osa on palju tugevam kui näiteks Sinneri ja Zverevi see osa, seal ei vaevalt, et sealt nüüd keegi midagi publik, eks ole, ja rohkem ma ei näegi just nimelt. Tõenäoliselt Sinner ja Zverev mängivad 16 hulgas. Kui Zverev mängib oma praegu nagu tipptennis, siis muidugi Sinneril on väga raske, aga ega pole sugugi öeldud, et Zverev on võimeline mängima nii pikka aega juba, sest kui sa mängid pärast olümpiat, see on juba ligi 1,5 kuud mängida või 2 kuud mängida sellel nii kõrgel tasemel, nagu ta mängis või mänginud on alates sellest poolest matšist Djokovic'i vastu. See ei ole lihtne hoida seda vormi ja füüsilist vormi, sest sa harilikult kestad nii kaua, kui sul on füüsilise ettevalmistuse periood, nii kaua sa kestad. Kui sul on see 2 kuud, siis sa kestad ka enam umbes 2 kuud. On see sul 2 nädalat, siis sa kestad ka 2-3 nädalat. Selles on küsimus. Jah, aga tundub, et ikkagi Zverev seal peale olümpiavõitu väga targasti ikkagi paar 3 nädalat võttis ilusti puhkepausi ja usun, et jah, mine tea tõepoolest, et oleme siin eietanud, aga paari nädala pärast on asi selge. Just, ees ootavad väga põnevad nädalad, kindlasti väga põnev matš täna kell 8 Delfi TV-s Peegu ja Kontaveidi finaal. Kes teid seda kommenteerivad? Oleme kokku leppinud, tõmbate loosi? Ei, mina olen olemas ja üritan siin Riho lauku pähe rääkida ja Toomas haistab ka siin verelõhna kindlasti peab ka ennast kohale. Kodus võib-olla ei vaataks seda mängu nii, kui see hakkab kohe minema neti eduks. Kui ta läheb ette, siis
kaob nagu niisugune, võid mitte kontsentreeruda tervele matšile, aga niisuguses meeldivas seltskonnas ja kui sa näed veel head tennist ja kui see võit ka tuleb, siis on nagu meeldivas seltskonnas seda võitu nautida. Parim sünnipäevakingitus. Ja siis võtame selle sünnipäevakingitus, võtame kaasa sinna, saab seal selle ära klaari. Üks asi, muuseas, täna on Eesti tennise jaoks väga tähtis päev, lisaks Anetile mängib finaali ka Mark Lajal ja Mark Lajal on ju siis 3. eestlane, kes USA lahtistel kaasa teeb, nii et Mark mängib täna juunioride esimese kategooria finaali ka, nii et 2 finaali on täna. Jah, ja muidugi ja küll meil ei taheta muidugi tunnistada seda, et on Rebecca Peterson, ta on ikkagi rootslanna ja see, aga ta puhast verd eestlane põhimõtteliselt. Ja mängis ju poolfinaalis Chicagos, nii et on ka väga hea soos. Eile mängis ja võitis Svitolina vastu seti isegi, teise seti, jah. Aga nii on, aitäh kõigile saatesse tulemast ja ilusat juubelipäeva jätku sulle, Toomas. Töötähe all. Ja aitäh kindlasti kuulamast, kohtume järgmistes saadetes. Ja taga.